Tere, Eduard minu nimi, oled jõudnud kanalile Eduardi autovideod ja siin on see video, mida sina palusid. Eelmises videos, miks tänased masinad enam ei kesta, oli kõige rohkem kommentaarides just seda teemat, et mis vahet on siis kettidel ja rihmadel ja võiks rääkida neist pikemalt. Aga palun, siit see tuleb. Ja enne kui teemasse kohe sügavale sisse lähme, vaatame kõigepealt üle, mis asi siis see ketiga mootor või rihmaga mootor on. Tõepoolest on olemas veel hunnik teisigi kategooriaid, aga keskendume siis põhiliselt ketile ja rihmale. Mis on siis selle keti või rihma ülesanne? Tehniliselt korrektselt on tegemist meil siis gaasijaotusmehhanismi käitamissüsteemiga ja seda süsteemi võib siis käiata nii ketiga kui rihmaga, kui hammasratastega, kui varrastega. Mehhanisme ja võimalusi on siinkohal väga palju erinevaid. Ei olegi nagu võib-olla kriitiliselt nii tähtis, kumb on kumb, aga täna siis rihmad ja ketid ja võtame teema pulkadeks, jaotame ilusti tükkideks ja alustame rihmadest. Ja alustame rihmade puhul siis plussidest. Ja need plussid, mis ma sulle esitan, need ei ole omavahel mingisuguses tähtsuse järjekorras. See on täiesti suvaliselt, aga ma ei saaks öelda, et üks on olulisem kui teine. Lähme lihtsalt järjest. Oluline pluss rihmade puhul on see, et rihmad enam sisuliselt ei veni. Ja 90-ndate alguse mootoritel võis olla see täitsa teema, rihmad kippusid üle hüppama, välja venima igasugused hädad. Tänaseks on kõik see juba tegelikult eilne päev, sest et rihmade materjalid on niivõrd kõvasti arenenud. Siin me võime leida kevlarit, süsinikjõudu ning tont teab veel milliseid uhkeid udupeeneid materjale, mis kõik on teinud rihmad palju vastupidavamaks. Veel oluline moment rihmade puhul on see, et neil on fikseeritud hooldevälp. Ja see on ülihea uudis, sest et sul on olemas mingisugune informatsioon, pidepunkt, mille järgi sa saad juhinduda, et millal on taaskord aeg seda rihma või ketti, ei ole ju ketti, millal on aeg seda rihma vahetada. Mis jah, kui ma juba ketti ütlesin, siis ketimootoritel tavaliselt ei ole välpa ja see on probleem, aga ketist räägime siis, kui jõuame keti peatükini. Lisaks on rihmasid veel ka oluliselt soodsam ja ka kiirem vahetada jällegi võrreldes ketiga. Ma ei saa öelda, et rihmavahetus oleks nüüd kuidagi odav lõbu, aga nii on. Ja rihmade hooldevälbad, kui neist juba juttu oli, need lähevad iga aastaga järjest pikemaks ja siin tulevadki mängu need samad uhkemad kaasaegsemad materjalid, nagu samas kevlar, ning oluliselt paranenud mootorite harmoonika. Mis asi on harmoonika? Ei, mootor ei ole mingisugune muusikaline instrument, kuigi mõni isegi nii kõlab. Harmoonika ma mõtlen seda, et ma ei seleta sulle seda asja korrektselt, ma seletan seda nii, et see oleks kõige lihtsamini aru saada. Kui sa oled võib-olla kunagi mootorit käega ringi keeranud, siis on väga selgelt seal tunda, et üks hetk on raskem, teine hetk on kergem. Ei rihmale ega ka ketile mitte kellegile ei meeldi see moment, kui süsteem on pinges ja siis ta lõtvub ja läheb jälle pingesse. Ehk siis piltlikult öeldes, kui see kett on pingeasendis, siis las ta olla pingeasendis. Kui ta aga pidevalt nii teha, siis see mõjub talle koormavalt. Näiteks, ja see ongi selle harmoonika paranemine seisnebki selles, et need pingehetked on paremini silutud. Siis kui siin üks ratas hakkab nii-öelda kergeks minema, siis tema kõrvalratas hakkab just sel hetkel raskemaks minema ja säilitatakse kogu mehhanismis ühtlane pinge, ühtlane takistus ja sellega välditakse neid lööke. Lihtsa näitena, kui sa oled kunagi tegelenud mõne auto pukseerimisega, ehk siis sõpra kraavist välja tõmbanud köiega või ise olnud see sõber, kes sealt kraavist üritab väljapääsu leida, siis võib-olla oled sa näinud või kogenud selle veoköie purunemist ja mis hetkel see köis puruneb. Peaaegu mitte kunagi siis, kui see tandem juba liigub, vaid ikka see esimene hetk, et saada see tandem liikuma. Ja selle keti või rihmaga on täpselt sama olukord. Ja siin tulebki mängu see sama harmoonika. Harmoonikad on paranenud, materjalid on paranenud ja rihmade eluiga on oluliselt tõusnud. Täna ei ole mitte midagi imelikku, kui me leiame mõne masina hooldusjuhendist sellised ilusad kirjad nagu 150 000 hooldevälp, isegi on mingisuguseid 200 000 rihmasid olemas.
et noh, võrreldes 90ndate algusega, kus need olid seal 60 kuni 80 000 parimal juhul, noh, siis on ju oluline areng ja kui võtad veel hinna sinna kõrvale, siis tegelikult on see ju hea uudis, et see välp läheb pikemaks. Küll aga on siin üks aga ja need pikad välbad on teatud tingimustega. Üks tingimus, mis siin tuleb kindlasti arvesse võtta, on kliima. Et Eesti kliima, noh, see talv on küll vähe mõnusam, aga siiski Eesti kliimas ei ole mitte midagi imelikku, kui me näeme temperatuuride kõikumist 60 kraadi, ehk siis -30 kuni +30-ni. Ja igasugused kummi- ja plastilaadsed materjalid selle miinusega ennast nüüd väga hästi ei tunne, et seda tuleb nagu arvesse võtta ja samamoodi siis seda hooldusvälpa ka nagu korrektselt järgida. Et noh, kui sul on antud, et see on, ütleme, Lõuna-Euroopas on 180 000, siis Põhja-Euroopas on tõenäoliselt 150, et noh, tasu alati vaadata seda parimat numbrit. Aga sellegipoolest oluline areng tema elujaas on toimunud ja seda ma loen kindlasti väga suureks ja rammusaks plussiks rihmaga mootoritele. Ning veel siia juurde siis loomulikult ka rihmadel on omad miinused, ei saa olla ju ainult plussid. Põhilised miinused, mis on siis rihmasüsteemis, mis tavaliselt toovad kaasa selle rihma, siis noh, parimal juhul lühema eluea, see on sel juhul, kui sa oled suutnud märgata, et rihma seisukord on halb. Tüüpiliselt see lõpeb muidugi rihma purunemisega. Väga jõhker probleem rihmade puhul on võõrkehade sattumine sinna samma rihmamehhanismi. Ehk siis, kui sul on näiteks see hammasrihma plastikust kate on saanud vigastada või on see kuidagi valesti paigaldatud või üleüldse puudu, võib sattuda sinna mingisugune kivikene kusagilt maanteelt, rattalt lennates, selle rihma sõna otseses mõttes läbi lõigata ja ongi ühel pool selle asjaga. See on väga teema. Loomulikult sinna võõrkehade alla tuleb veel ka selline kategooria nagu mootori enda asjad. Näiteks ülivastupidav, üldiselt ülikvaliteetne Volvo 5-silindrine diiselmootor kannatab selle trauma all. Kui mingil põhjusel peaks lamerihm katkema, siis kui reegel see lamerihm kerib ennast selliseks lõngakeraks ja jookseb sinna samma hammasrihma vahele, hävitab seal kõik asjad ära ja on jällegi katastroof käes, kuigi hammasrihm ise tegelikult ei pruukinud selles üleüldse süüdi olla. Järgmine probleem, mis on rihmade puhul ülioluline kindlasti jälgida ja siis ütleme silmas pidada, on see, et hammasrihmad kardavad vedelikke, eriti tehnilisi vedelikke. Kütus, mis tahes on see bensiin või diisel, õli, isegi jahutusvedelik, kõik tehnilised vedelikud on hammasrihmale halb uudis. Sest et see kumm ei ole võib-olla kõige korrektsem väljend, aga ütleme kumm, see hakkab seal punduma ja ta muutub libedaks ja igasugused muud sinna siis kaasa tulevad asjaolud ja jällegi see rihm võib siis kas üle hüpata, kuna ta on liiga libe ja ta on pehmeks läinud selle, ütleme siis õli käes, et ta ei hoia oma hamba profiili enam nii korrektselt, ta läheb ümaraks. Tuleb sealt mingisugune katastroof, ehk siis jällegi, kui käib rihmavahetus, tuleb soovituslik on alati välja vahetada siis ka nukkvõlli ja väntvilli simmerlingid. Kui seda mingil põhjusel ka ei tehta, sest et see võib mõne mootori puhul tähendada metsikult suurt lisatööd, aga siis vähemasti on vaja see süsteem nagu põhjalikult üle kontrollida ja kas siis ütleme edasise ekspluatatsiooni käigus, näiteks õlivahetuse käigus nagu vähemasti taskulambiga korra sinna alla piiluda, et ega ei ole rihmakate läinud rasvaseks. Kui on, siis on vaja see töö korrata ja teha siis nii, nagu seda tuligi teha. Need ei ole aga kõige popimad põhjused, miks hammasrihmad katkevad. Hammasrihmad kõige enam katkevad tegelikult sellepärast, et nad on valesti paigaldatud. Ja nüüd võib nii mõnigi küsida, et mis seal siis nüüd nii väga valesti panna saab, et paned mootori märki, paned rihma peale, kontrollid ära, märgis on, tšaubaka. Ja sisuliselt eluaeg ongi see täpselt nii lihtne olnud, aga need samad harmoonikad, need moodsad materjalid, millest ma eelmises peatükis rääkisin, need on kaasa toonud ka terve rea siis konstruktsiooni muutuseid. Näiteks pingutid on hakanud oluliselt muutuma, kui klassikaline pinguti oli meil lihtsalt siis selline jäme vedru, mis siis õigel hetkel pinge alt vabastati ja tema hoidis selle rihmal
korrektset pingsust, siis täna ei ole enam mitte midagi imelikku, kui me leiame näiteks hüdrokapsliga rihmapinguteid, mis on siis sisuliselt sarnasel põhimõttel nagu autoamort töötab ja seal on terve juhend vaja läbi lugeda, et ta korrektselt paigaldada. Tundub ühest küljest mõttetult keeruline, aga teisest küljest see asi kestab ka täpselt 2 korda kauem kui see vana vedruga variant. Küll aga tuleb silmas pidada paigaldustingimusi, sest et väga palju lendab garantiisse neid samu pinguteid. Juba paljud tehnikud siis paigalduse ajal ütlevad, et see pinguti on vigane, ta ei pinguta rihma õigesti ära. Lendab ta garantiisse, garantiist tuleb väga ebameeldiv vastus. Töökoda ja siis kauba tarnija on omavahel juba läinud sõjajalale, aga tegelikult on selle asja taga RFM ehk siis Reading Manual. Ja nii lihtne. Teine moment, mis kipub juhtuma, on see, et jällegi ma ei süüdista ühtegi mehaanikut, ma ei süüdista ühtegi ettevõtet, mitte midagi, ma lihtsalt räägin, mis on praktikas silma jäänud. Tihtilugu hammasrihma vahetusel peab mehaanik läbi tegema mingisuguseid erilisi joogapoose, et kuidagi oma käsi sinna mootori ja siis mingisuguste konstruktsiooni elementide vahele mahutada ning vahel kiputakse natukene aega kokku hoidma, et mõnda detaili võib-olla ei taheta eest ära võtta või see põhjustab mingit lisapeavalu või mingeid uusi tihendeid, mida läheb siis tol korral vaja. Ei ole oluline. Aga tihtilugu oma töö lihtsustamiseks natukene kiputakse juhendeid eirama ja siis kas mingisuguse kruvikeerega või millegiga nagu tõmmatakse see rihm sinna hammasratta peale. Jah, aga vaata, sel hetkel, kui nüüd seda rihma lohistada üle selle hammasratta serv on terav ja rihm on meil täna tehtud mis materjalidest ja udupeenetest. Nad on mehaanilisele koormusele ülitugevad, aga lõikeid need eriti ei armasta need materjalid. Ja võib juhtuda, et selle sama rihma siis peale sikutamise hetkel lõigatakse 2-3 kiudu läbi, mis ei paista välja ja see auto hakkab tööle, ta sõidab minema, ta sõidab mitu aastat, aga ta ei sõida täis oma 6 või 7 aastat, mis tal lubatud oli. See rihm suure tõenäosusega puruneb siis ootamatult ja jälle pahandust kui palju. Valede paigalduste juures on veel momente ja tead, ma näitan. Kuidas selle fookusega on? Paistab, et on. Kes on kunagi Waagi 4-silindriliste diislitega tegelenud, see tunneb selle poldi ära. See on siis pinguti fiksaator. See, et see polt mul näpus on, see ei ole üldse hirmus. Hirmus lugu on see, et ma leidsin selle poldi ühe töökoja vanaraua kastist. Mis tähendab seda, et kuskil mingi mootor, tõenäoliselt on neid palju rohkem kui kuskil mingi üks. Aga vähemasti üks omanik sõidab ilma uue poldita ringi ja seda polti ka enam kasutada ei saa, sellel on nüüd keere vigastatud. Aga sellised momendid tekivad ja see ongi ääretult keeruline. Sina ju ühest küljest kui autokasutaja, sina ei ole tehnik, mehaanik, inseneri ja nii edasi, sest et muidu sa võib-olla teeksid ise selle töö oma autol. Sinul on ju ainult võimalik usaldada seda, kes sulle seda teenust pakub ja sa pead lihtsalt eeldama, et ta teab, mida ta teeb. Ja ma loodan, et ka see video võib-olla aitab kedagi edasi, et võib-olla keegi kuuleb, keegi hakkab mõtlema millegi peale ja võib-olla ka mõni mehaanik tõstab natukene oma latti. Ja jällegi, ma ei süüdista mehaanikuid, sest et tootjad on omalt poolt natukene keeruliseks teinud selle info kättesaadavuse. Et ma ei ütle, et see on salajane, aga siin on omad siuksed momendid. Ehk siis kokkuvõtvalt, rihmade suurim probleem on tegelikult nende paigalduses ja see võib olla siis mehaaniliselt kehvasti läbi viidud operatsioon või info puudumine. Nii palju rihmadest. Ketid. Ja, kett on iseenesest vägev asi. Näed, mul on siin ka üks näpus. See juhuslikult on BMW N47 diislist pärit või tähendab pidi sinna minema.
aga loomulikult ketil on plussid ja ütleme nii, et kui kett on tummisest materjalist ja korralikult projekteeritud, siis keti eluiga võib olla mitte pikk, vaid ülipikk. On väga palju mootoreid, millel ketid kestavad 500 000 kilomeetrit või enam. Paraku selliseid mootoreid hakkab väheks jääma. Ei kipu neid nagu väga palju peale tekkima. Aga ja, korralikul ketil on väga pikk eluiga. Lisaks ketil ei ole niivõrd suurt tundlikkust kliimale, kui seda on näiteks rihmade puhul. Ehk siis ei juhtu selle rauaga mitte midagi, kui ta nüüd on 60 kraadi siiapoole, sinnapoole oma temperatuuri muutnud. Ja, metallurgiasse süvenedes loomulikult see muudab, aga konkreetse keti tugevus on niivõrd piisav, et see amplituud talle üldiselt liiga ei tee. Samamoodi ei ole ketimootoril karta mingisuguseid võõrkeha probleeme. Et mingisugune kruusakivikene sinna keti alla ei sattu. Ja, kui see võõrkeha tuleb mootorist seest poolt, loomulikult võib see keti hävitada, aga kui su mootor seest poolt pudiseb, siis ma arvan, et on suuremaidki probleeme ja niikuinii oleks see jõudnud kas kapitali või väljavahetamiseni. Lisaks on ketid kui reegel eelistatud suurtel mootoritel ja mitte nüüd tingimata töömahus suurtel, vaid oma füüsilises olemuses suurtel, kus on väga palju mehhanisme, väga palju käike sellel ketil, sest et rihma saab ka painutada nagu ussi, aga mida vähem paindeid rihm läbi teeb, seda paremini ta kestab. Ketil aga ei ole olulist vahet, kui palju tema paindeid läbi teeb. Ja, teoreetiliselt küll iga lüli saab jälle lisaliikumist, ta kulub, aga ketile on see olukord mugavam. Ning veel, mis on ketimootori puhul selline nagu huvitav moment ja seda just ütleme siis nagu brošüüri koha pealt, ehk siis kui sa lähed poodi omale uut autot valima, siis ketiga mootor paistab sulle veidikene odavam, kuna sul ei ole ju välpa ees, et nüüd saab 180 000, siis on aeg see kett vahetada. Ja jällegi, kui sa vaatad oma igakuist kulu ja prognoosid seda, siis see ketimasin paistab sulle oluliselt soodsam kui see rihmaga masin. Nii palju ilmselgetest keti plussidest, et kindlasti ma olen midagi nagu vahele jätnud, aga jällegi ma üldistan, sest et kui me räägiksime konkreetselt mootorist ja nagu mootorist eraldi võrreldes, siis me võime leida väga-väga suuri erinevusi, aga jääme nagu sellisele üldisele piirile. Kettide miinuse kategooria tuleb kahjuks pikem kui keti plusside oma. Kui ketid oleks sellised, nagu nad olid 80-ndatel, 90-ndatel, isegi 2000-ndatel, siis oleks lugu hoopis vastupidi. Täna tuleb see keti miinuse pool pikem. Ja siin on väga-väga mitmetahuline siis olukord, et ma ei saa konkreetselt öelda, et moodne kett on nüüd kehvaks läinud, kuigi tõepoolest ketid on läinud peenemaks, see on vaid natukene rohkem kui tavaline jalgrattakett. Aga seal on mitu momenti. Esiteks see meie kõige suurem sõber CO. Ketil on üsnagi arvestatav kaal ja mida raskem on kogu see mehhanism, seda rohkem on mootoril parasiitkoormust, rohkem vaja tööd teha iseenda ringi ajamiseks ja rohkem tuleb CO-d, jääkarud surevad, saad ise ka aru, kuhu see lugu välja viib. Teine moment on ka selles, miks on ketid kergemaks läinud, ei ole ainult see CO, vaid mootori sisemised hõõrdumised on läinud madalamaks, kasutatakse natukene nõrgemaid klapivedrusid, natukene kergemaid rattaid siin-seal ja igalt poolt on võimalik natukene nagu alla tuua ja kõik see parandab siis mootori kasutegurit. Teine probleem kettide maailmas on see, et kettidel sisuliselt puudub hooldevälp. On vaid väga üksikud mootorid, mis ei ole kahjuks üldse eriti laias tarbes populaarsed, millel on ametlikult fikseeritud hooldevälp, aga ütleme need autod, mida sa päriselt tänavatel näed, neil ei ole siis raamatusse kirja pandud keti hooldevälpa.
ja see on paha uudis, kuna sul puudub igasugune teadmine, millal on nüüd siis aeg see kett välja vahetada. Tüüpiliselt see kett vahetatakse välja nagu siis konditsioonipõhiselt, et ta hakkab sul siis kas kõrisema või läheb sul näiteks mootori tuli põlema, mis ütleb, et keti ajastus on mööda läinud ja siis see kett vahetatakse. Hea, kui sul läheb mootori tuli põlema või ta hakkab kõrisema, seesama N47, kuhu see kett siis peaks minema, tema ei hakanud kõrisema, tema tegi lihtsalt tšaupaka ühel rõõmsal hommikul ja oligi kõik. Omanik väidab ja ma täiesti usun teda, et auto ei andnud talle mitte ühtegi hoiatust. Järgmine probleem kettide maailmas on see, et ketid venivad ja venivad paneme jutumärkidesse, sest et see ei ole tehniliselt korrektne. Ja kui sa paned uue ja vana keti kõrvuti, siis on tõepoolest näha, et üks kett on natukene nagu teisest pikem ja ongi lihtne väljend, et ta on veninud. Tegelikult ei ole. Kui sa seda sama, sa oled ju kindlasti jalgrattaketti või mis tahes ketti peos hoidnud, siis millest see kett meil koosneb? Meil on siin lülid ja kas me nüüd fookusega kuhugi saime? Mis siin siis toimub? Siin toimub see lugu, et iga kord, kui see kett nüüd teeb mingit sellist liigutust, siis selle kahe lüliplaadi vahel on tiht ja see lugu seal kulub ja see ava kulub suuremaks ja siis need lüliplaadid hakkavad teineteisest rohkem laiali minema, kuni ta kulub selle piirini, kuni enam mitte mingit rauda sinna plaadikese serva ei jää ja see kett lihtsalt puruneb. Ja siin on ka üks äge video ühest ketist, mille ma ise ühest mootorist välja tõssin ja ilmestab väga nagu ekstreemselt, mida siis tähendab see lülide läbi kulumine. Ja see kett oli ka pikem oma siis uuest ketist, aga ta tegelikult ei ole veninud, ta on läbi kulunud. Okei, tähe närimine. Järgmine probleem kettidega on start-stop, sest et kett, see ei ole 100% nii, aga jällegi, nagu ma enne ütlesin, et ma üldistan siin natukene. Kui reegel, siis ketimootoritel kõige ebameeldivam moment oma elus on mootori käivitus. Ja miks siis nii? Kuidas ma sulle lihtsalt seletan? Kui mootor seisab, õlirõhud asjad vajuvad alla, kõik leiavad oma mingisuguse mugava asendi ja on täiesti reaalne, et kett võib natukene kuskilt kohast läbi vajuda. Ta ei vaju selliseks, aga ta võib natukene kuskilt vajuda. Nüüd, kui sa käivitad, siis juhtub see moment. Tõmmatakse see kett pingule. Ja tavaliselt see on ka see hetk, kus see kett puruneb. Vaata, kui sa näiteks jalgrattaga, kui sa jalgratas seisab ja sa paned ilge laksu jalaga vasta pedaali, sa ka tõenäoliselt tõmbad midagi puruks. Samal ajal sa võid ju mäkke vändata ja kõik on jumala okei, ei lähe see kett katki. Veel edasi kettide miinustest. Loomulikult kette on maru kallis vahetada. Sest et eriti kui me räägime suurematest, uhkematest mootoritest, siis tänane trend on see, et kett on kolinud mootori tagumisele küljele. Kuigi on veel ka esikette, tüüpiliselt väiksed 4-silindrilised kasutavad esiketti, aga ütleme V6, V8, need on kui reegel taga keti peal ja seal vahetus on üsna suur ettevõtmine. Lisaks tuleb veel terve hunnik kaasnevaid materjale. Järgmine moment, mis on nagu ka jällegi ei ole kõigil, aga trend kisub sinna poole, mis ka seda sama siis keti läbivajumist põhjustab, on see, et pingutid on läinud maru kehvaks. Enamikel tänastel pingutitel puudub siis tagasivajumise blokeerimise mehhanism. Ideaalis peaks olema see lugu nii, et kui kett on oma mingisugusele pingele välja viidud, siis pinguti fikseerub, lukustub sellesse asendisse ja ta ei saa lubada ketil vajuda lõdvemaks, vaid ta hoiab teda alati samas asendis ja siis vastavalt keti venimisele pingutab teda veidi juurde. Mingisuguseid on veel täna olemas sisuliselt Jaapani masinatel, aga seal on ka see lukustus sükene, võiks parem olla, aga sükest jämedat, korralikku, ülitummist vedrut ja midagi. Tänased pingutid on kõik põidlaga kokku vajutatavad.
ja see jällegi aitab tekkida sellel momendil, kus see kett ei pruugi olla alati ühtlaselt pingul, käivituse hetkel käib jälle see laks ja nii see lugu läheb. Ning mis on veel ketimootorite puhul üsnagi sigadus, on see, et nad ei kipu alati sind ette hoiatama. Volkswagen Audi grupi diislid, V6, V8, need 99% juhtudest hakkavad hommikuti kõristama ja sa saad aru, et see aeg on kätte jõudnud, aga näiteks N-seeria BMW diislid peaaegu mitte kunagi ei hoiata sind ette. Ja jällegi, välpa sul ei ole, hooldusajalugu sul ka tõenäoliselt usaldusväärselt ei ole, sest et see auto on küll 8 aastat vana ja ainult 160 000 sõitnud, aga ta tuli läbi Leedu, nii et kui suur see läbisõit tegelikult on, ei tea. Kuigi Eestis olukord paraneb, Maanteeamet on teinud tublit tööd, aga siiski väga palju masinaid on väga-väga tundmatu ajalooga. Ja kui ma ei ole kettidele veel piisavalt haiget teinud, siis kruvin pinget juurde, sest et kette on ka erinevaid tüüpe. Täpselt nii on ka rihmasid on erinevaid, aga natuke teine teema. Kõige, kuidas nüüd öelda, ütleme otse, vastikum teema on hammaskett. Näeb välja selline, ja temal ei ole siis nagu tavalisi ümmargusi lülisid, vaid ta on oma välimuselt siis nagu hammasrihma moodi, aga ikkagi kett ja ilusti istub siis mootori sees, kulgeb läbi õli, kõik on väga tore. Ainuke häda on selles, et need samad tiftid ja need ketiplaadid samamoodi kuluvad ja kett läheb siis pikemaks ja ketisamm muutub ning need hambad, sõna otseses mõttes, need kipuvad närima neid samu rattaid, mille peal nad kulgevad. Eriti äge on see, kui sul on näiteks V-kujuline mootor 4 nukkvõliga ja sul on siis ka 4 faasiregulaatorit ja see neetud kett, mis ise võib-olla maksab mingisugune 150-200 eurot, paljas kett kui selline, on ära närinud sul kõik need samad rattad, aga need võivad maksta sul seal vahemikus 250 kuni näiteks 600 eurot tükk. Eriti äge, kui sul on vaja nüüd kõik 4 sellepärast uued panna. Ja on veelgi ekstreemsemaid näiteid, on mootoreid, kus ka näiteks siis väntvõlli peale asetsev ketiratas on väntvõlliga lahutamatult üks tükk ja võib juhtuda, et ka see hävineb ja siis on remondiarve juba täiesti astronoomiline. Ehk siis kettide miinuste nimekiri sai oluliselt pikem kui plusside oma. Ma arvan, et järeldusele hakkame juba jõudma. Aga mul on veel teemasid. Ja nüüd lisalugu. Mäletad, kuidas ma rihmad sisuliselt taevani ära kiitsin ja kettide vastu üsna kuri olin? On rihmade maailmas olemas ka üks täielik segadus. Segadus on võib-olla kõige leebem sõna selle kohta, aga teatud Fordi mootorid, põhiliselt siis 1-liitrised EcoBoost mootorid ja PSA grupi 1,2-liitrised PureTech mootorid, mida on saada siis turboga ja ilma, aga on siis pisikesed bensiinimootorid. Ja need mootorid kasutavad sellist tehnoloogiat nagu märg hammasrihm. Minul ei ole mitte midagi muud öelda selle kohta, kui et see on täiesti puhas räige pornograafia, mida ei tohiks eksisteerida, aga ta on ometi olemas ja vaatame siis selle asja nagu niimoodi pulkhaaval üle. Plussidest. Töökodadele meeldib, varuosadele meeldib. Ametlikud plussid on selles, et see siis aitab vähendada CO-d loomulikult, kuna rihm kulgeb õli sees ja tal on tänu sellele eriti madal siis nagu hõõrdetakistus. Ning vähemasti siis ka ametlike brošüüride väitel aitab see vähendada mootori müra. Ma siinkohal olen ääretult skeptiline, aga hea küll, las see olla. Need on ametlikud siis väljaütlemised. Mis on aga praktika? Praktika on see, et kui sa oled kunagi mõnda hammasrihma vahetanud mõnel autol või vähemasti näinud ühte vana hammasrihma, siis milline ta on? Ta on tolmune. Ja see on täiesti okei, sest et rihm kulub ja ta kulubki tolmuna siis minema selle sama täistüki enda küljest. Aga nüüd, kuhu see rihmatolm siis läheb, kui rihm on meil õli sees? See rihm on täpselt samuti paigaldatud nii nagu võiks olla kett, ainult et ta on siis kummirihm.
no päris sama kumm ta ei ole, nagu ütleme, on hammasrihmad, seal on ikkagi siis selline udupeen materjal, mis on siis õlikindlast kummist, mis siis ei pundu ega ei reageeri õlile ja nii edasi. Praktika on aga väga-väga kaugel sellest. Nimelt Citroenil on täiesti olemas siis eritööriist, selline ark ja selle argi siis alumised need 2 hammast, need tuleb siis läbi õlikordi ava panna sellele rihmale peale ja kui need hambad sinna rihmale peale ei mahu, siis on rihm pundunud ja ta tuleb siis kiiremas korras välja vahetada. Just eelmises brošüüris öeldi, et need rihmad on õlikindlad ja nad ei pundu ja kõik on sellega hästi, aga on ometi olemas tööriist, millega kontrollida, et ega ei ole pundunud. Ja pundumine on veel väike probleem. Kõige suurem probleem on see, et selle rihma tahm settib meil õlisse ja enne kui ta jõuab õlifiltrisse, ta jääb meil õlivõtturi sõela külge kinni, sest et need tükid on niivõrd suured, mis sealt rihma küljest pudisevad. Noh, siin on näide ühest rihmast, mis on juba täiesti pragunema hakanud. Ja kui meil õlivõttur ummistub, noh, ma arvan, et siin ei pea nagu väga pikalt rääkima, mis selle mootoriga edasi juhtub. Lisaks, näiteks PSA mootoritega on veel ka selline huumor, kus võib lisaks siis õlipumbale ära ummistuda ka vaakumpump ja siis võivad su autol pidurid ära kaduda. Väga okei lahendus, et noh, lihtsalt uskumatu, kuidas selline asi nagu saab täna eksisteerida. Ja noh, rääkimata veel kõikidest solenoididest ja asjadest, mis seal siis õli sees kõik on, need kõik on väga-väga hädas. Tõsi küll, nii kriitiline, nagu ma just praegu kirjeldasin, on see olukord pigem autodel, mis sõidavad alla 15 000 aastas. See on jällegi ametlikest brošüüridest, ma ei võta siin isiklikku seisukohta, kus siis kütusejäägid ja asjad siis settivad õlisse nii suurtes kogustes, et see võib rihma kahjustada. Ma olen ise näinud neid mootoreid, mis sõidavad rohkem kui 15 000 kilomeetrit aastas ja kus on need rihmad ka ikkagi natukene kehvas seisus olnud. Ja oli siis kaasa tulnud ka soovitus, et õlivälp peaks olema nendel mootoritel ikkagi siis kord aastas ja rihmavälpa lühendati nüüd siis 120 000-ni või 6 aastani. Kindlasti ma ei arva, et nii palju võiks sellega sõita. Aga kui sul on selline masin ja sa tahad sealt mingid viisakad kilomeetrid läbi saada, siis jah, 15 000 või 1 aasta õlivälp, ma ütleks pigem 10 000 või 1 aasta, see 120 000 ma taandaks mingisuguse 80 000 peale ja see 6 aastat siis pigem maksimum 4 aastani. Ning igal 100 juhul, kui selline masin on juba rihmavahetuses, siis absoluutselt kohustuslik on alt ära võtta karter, kuigi minu andmetel juhendis seda ei ole. Ja tuleb ära puhastada see sama õlivõttur, sest et vastasel juhul see ühel suurepärasel hetkel ummistub ja on selle mootoriga ühel pool. Vat selline on siis rihmade boonuskategooria, märjad hammasrihmad. Õnneks neid ei ole väga palju ja ma usun siiralt, et need ei lähe ka väga popiks, sest et selle rihmal nagu plusse välja tuua on väga raske. Esiteks teda on kallim vahetada kui tavalist hammasrihma, kuna töömaht on suurem. Mootorit on suuremal kujul vaja osandada, võrreldes näiteks siis tavaliste rihmaga mootorit siia kõrvale pannes. Ja noh, lihtsalt aju tahab plahvatada selle info käes. Küll aga, olles ära arutanud need samad märjad hammasrihmad ja kõik selle asja, on aeg kokkuvõtteks. Kokkuvõtteks siis, kui oleme kõik plussid-miinused läbi kaalunud, siis ütleme nii, et moodsatel mootoritel on see rihm pigem parem uudis. Kuigi on veel tänagi olemas väga häid tummiseid kette, aga nendega väikseimgi probleem tavaliselt on kordades kallim, kordades aeganõudvam ja võib sind jalust maha lüüa täiesti ootamatul hetkel. Ehk siis üldistavalt öeldes, kui nüüd välja jätta need märjad rihmad, siis ma pigem kaldun sinnapoole, et rihmaga mootor on täna parem valik. Loomulikult, nagu ka enne sai mainitud, siis need hooldusvälbad ja asjad, see kõik on ülioluline, sest et
ega see rihm ka igavene pole, kui sa oma välbad üle sõidad või see rihm on õliseks saanud või sööb kruusa. Loomulikult ta puruneb ootamatult ja siis on pahandust kui palju. Aga noh, eeldame, et selle osaga on kõik hästi, hooldusjuhendit on järgitud ja tehnikud on ka oma manuaalid läbi lugenud ja kõik on selle koha pealt titi-miti. Loodan, et selles videos said midagi uut õppida. Tänan sind juba ette ära kõikide ägedate kommentaaride eest ja loomulikult tänan sind ka eelnevate videode kommentaaride eest, et mida rohkem seda tunnustust tuleb, mida rohkem te mulle igasuguseid ägedaid mõtteid pakute, seda rohkem siis ka mina saan omalt poolt vastu anda. Nii et kui seegi video oli põnev, siin kuskil on kindlasti mingisugused vastavad nupukesed, subscribe'id, like'id, kommentid. Kindlasti loen kommentaare, kindlasti ägedatele kommentaaridele vastan ja tuleb mõtteid, anna teada, sest et seegi video on sinu kommentaaridest tulnud. Eduard minu nimi, aitäh sulle vaatamast ja näeme peagi!